Ma olen ameeriklane. Ma olen sündinud Ameerikas ja täpselt olen Ameerika kodanik. Ma oleks Ameerika sõdur, kui ma noor olin, aga niimoodi oli, et mu isa suri ära ja ma olin deferred. Ei pidanud minema. Aga mul on nüüd topelt kodanik, ma sain nüüd Eesti kodanikuks. Aga kui ma Eestis olen, sama küsimus, ma olen siis eestlane. Aga ma pean niimoodi ütlema, et ma pole eestlane ka, ma olen saarlane. Kui ma noor laps olin, käisin ennem ema, isa, mõlemad eestlased, vanaisa, vanaema eestlased, meil oli seal vist 500 eestlased, kes on Seabrook, New Jersey's nüüd elasid. Ma inglise keelt ei rääkinud või väga vähe kodus ja siis ma käisin Eesti piiblikoolis. Mõnikord ei tahtnud minna, aga pidin minema. Iga laupäev, seal oli minu sõbrad ja sõbrannad. Siis käisin Eesti laagris, meil oli seal Lakewoodis iga suvi 2 nädalat laagris. Ja siis on niimoodi, et sugulastega, kes kõik olid Eestis, me ei saanud kõnelda ühe teisega, aga telefoniga vahest. Ma mäletan, proovisime, kes suri ära, proovisime Eestisse helistada. Ja nii keeruline oli see kõne, et sa pidid Moskvasse ennem helistama, Ameerikast. Ja Moskvas operaator võttis vastu, ütles, et ei, praegu me küll Eestis ei ela, aga võib-olla kell 5 ja ootage, see on 4 tundi. Me helistame sulle tagasi ja kellega sa tahad rääkida, kui kaua te räägite, milleks sa tahad rääkida. Okei, kell 5 Moskva helistas tagasi, ring. Noh, väga allapoli see kõne, et viimati saime kokku sellega, aga see operaator oli ikka telefoni peal. Ja ütles, et nüüd on 7 minutit valmis, rohkem ei tohi rääkida, millal sa jälle räägid. Niimoodi oli, et me teadsime, et väga raske oli helistada ja kui sa helistasid, nad olid telefoni peal. Meie kõige number 1 kombe oli jõulud tulid jõuluõhtu, ennem kui meie Ameerikas jõulud oli. See oli see suur päev. Ema ja tema sõbrannad terve 10 päeva enne tegi verivorsti. Ja mul oli niimoodi abenatkel, et mu sõbrad tulid vahest üle. Ja ema ja naised seal köögis tegid verivorsti. Ja panid need soolikad kinni, veri läks terve köögist läbi. Mu sõbrad tulid üles, kes siin suri ära ja niimoodi. Suur pakk, nad seal tegid 10 päeva süüa, kringlid, rosoljad ja eeringud ja sülti. Aga jaanipäev oli nii suur päev, et ma arvasin, ma teadsin, mis see oli, ja ma ei teadnud üldsegi. See oli pidu, see oli niimoodi lõbus pidu õues, liiva sees, metsa sees ja rohkem vihma, mis tuli isal meeldis. Et see suituais jäi kauemini. Ma ikka lähen tagasi oma ajudes ja mul mäletab, et ma ei teadnud, mis jaanipäev on, aga kui isa ütles, et nüüd hakkab jaanipäev, meil tuli see tore niimoodi. Vabariigi aastapäev oli nagu suur päev isal ja maal ja nutsid jälle ja läksid kirikuga, käisime Eesti majas ja tegime seda, aga mul pole niimoodi kokku ajus, et milleks me seda teeme, kas oli esimene maailmasõja, teine maailmasõja, mis aastase me celebrateime, aga iga aasta ikka nii kaua, kui ma mäletan. Kui ma hakkasin kooli minema ja õppisin natukene sellest history'st, et isa ütleme täpselt, ei, mis ma sellest räägin. Et see oli niimoodi, kui pani ema nutma alati, et milleks ma sellest räägin. Te ei saa sellest aru niikuinii. Aga milleks ma peaksin sulle seda ütlema, et Eesti oli eile Eestis ja me kunagi tagasi ei lähe, venelased on nüüd seal, see pole meie kodu enam ja las ma nutan. Et kõik need sõbrannad, kes siin ikka on, nendel oli naabrid ja paljud, kes surid ära. Ja ema oli niimoodi, et mis ma lapstele räägin seda pahad asja, las räägime ainult need paremad asjad. Isa nimi oli Karl Reinfeldt. Ta sündis Kärlal Saaremaal 1919. Ema sündis Salmes 1922 ja nad sealt said kokku. Aga
kui nad siis põgenesid sealt septembri 44. aastal möödust sealt saare kohast, nad ei olnud abielus. Ja ema oli juba siis Eva Karase ja oli beebi, aga beebi oli, ennem oli, valesti ütlesin, ta oli 6 kuud vana, läks Anette Truumesega, minu ema on Anette Truumes, ja Eva sündis ja siis 6 kuud peale Eva sündis, Karl Reinfeldt, Anette Truumes ja beebi läksid Saksamaale. Aega polnud mõtled, kuidas see kõik juhtus, ainult oli niimoodi aeg, et 7 laeva on täna seal või reedel on seal, too, mis sa saad, loomad peavad jääma, maja jääb, pane natukene riided kokku, ei tea, kas koerad ei või tulla ja paljudel oli niimoodi, et sul oli haige laps või haige sugulane, nad ei tohinud tulla. Saksamaal siis isa ja ema abiellusid. Ja nendega kaasas oli minu vanaisa Martin Truumes ja minu vanaema Marie Truumes. Nendel oli 4 last, aga vaata kahjuks 2 noored poissid olid ennem ära, kui nad läksid ära. Jõudsime siis Saksamaale ja seal nad oli paar aastat Schwarzenbeckis ja Lingeni laagris. Ja sealt said, kui aastad läksid mööda, kus nad pidid tulema, nad ei teadnud, kas Austraaliasse või Kanadasse. Kellelgi polnud raha, kellelgi polnud niimoodi, et kuidas ja mis me teeme. Aga vaata, seal oli Luteri kirik, oli Ameerikas, kes aitasid emad, isad, vanaemad ja kõik need lapsed, meie lapsed, minu vennad ja ööd ja onud ja tädid tulla ja tulid 51. aastal New Yorgist läbi ja sattusid Michigani. Ja seal ema oli siis maja kodistaja ja isa oli siis põllumees. Ja kui me käisime Saaremaal esimest korda, ema jälle, tal oli nii hea meel, aga nutis terve aeg. Ma ütlesin, ema, mis sa nutad? Nüüd päike paistab ja nii palju puud on, nii ilus on, ütles, kõik majad on läinud. Kõik külad ei ole enam olemas. Mu sõbrad ja sõbrannad on surnud. Mis sa vaatad siia metsa ja arvad, on kõik ilus? Jah, ema vaata, kõik on ilus. Aga siis auto stoppas, läksime metsa ja leidsime, kuidas need maja krundid olid seal. Isal oli nii kahju, et tema isa jäi Saaremaale. Tal oli nii kahju, et tema vend, kõige parem sõber, läks Leedumaale, umbes samal ajal. Ja ma ei tea, kuidas, kas Saaremaalt või kuidas. Ja nad arvasid, võib-olla paari kuu pärast saame jälle kokku. Üle 50 aastat kokku ei saanud. See oli Vene sõdurid tulid umbes iga nädal lõbustama minu vanaisa abikaasaga. Ja üks õhtu oli niimoodi, et lõbustasid temaga ja tapsid ära. Ja isa, kui ta nutis asjast, sellest ta nutis kõige rohkem. Et üks, kuidas vanaisa lubas seda juhtuda, keegi ei luba mitte midagi. See niimoodi oli, et iga reede õhtu need juhtus, aga üks õhtu milleks, ma ei tea, poisid tapsid ära. Te tegid halba asja talle, väga halba asja. See oli minu vanaema. Isa oli nii vihane, et Vene sõdurid tegid seda, vägistas ja siis tapsid ära. Ja isa ütles, Aavo, ära arva, et see on ainukene. Ja ära arva, et ainult venelased tegid seda. Sakslased tegid samamoodi. Ja tapsid palju Eesti naised ära niimoodi. Ja need, kes ei tapnud, võib-olla jäid ellu, aga paljud pidid Sibirisse minema.